Tere kuulama Valga Haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu. Meie tänaseks stuudiokülaliseks on nahaarst Oliver Taul. On teada, et kevadeti maikuus korraldavad paljud nahaarstid Eestis lisavastuvõtte, et kõik soovijad saaksid oma sünnimärgid ära kaardistada ja rahulikuma südamega suvele vastu minna. Ja millalgi sügisel, kui päevitamise hooaeg on lõppenud, siis soovitatakse jälle oma nahk kontrolliva pilguga üle vaadata. Aga on ju ka teada see, et me tegelikult võime soojal maal aastaringselt käia ja ka päikesega patustada, kui me väga hoolikad ei ole. Seetõttu, millal siis on see kõige õigem aeg, et oma nahk lasta nahatohtril üle vaadata? Iseenesest, kui me räägime nüüd nahamoodustistest ja nende kontrollist, näiteks siis sünnimärkide kontrollist, mille osas inimesed huvi tunnevad, et tegelikult ei ole üldse valet aega, millal tulla. Et kui nüüd võtta, et millal kõige parem aeg on, siis tegelikult võib-olla isegi tõesti kõige parem oleks siis, kui ei ole veel kusagile jõudnud minna. Ehk siis meil on näiteks vahel väga raske hinnata, kui inimene just soojamaa reisilt tuleb, siis ta ongi ennast pruuniks ära päevitanud ja siis ma ei saa sünnimärke normaalselt hinnata. Siis on lihtsalt kõik nahk pruun ja minu hindamine on siis raskem. Aga kõik muud aastajad on vaba voli, võib julgelt kohale tulla ja saame anda mingisuguse hinnangu siis selle nahaleiu osas. Mida ja kuidas iga inimene peaks ise jälgima, kas sünnimärgiga on kõik korras? Sünnimärkide hindamisel me jälgime ABCDE reeglit. Mis need ABCDE tähendavad, et A tähendab asümmeetria, ehk siis kui sünnimärk piltlikult pooleks teha oma silmaga, et kas ta on näiteks ringjas või kas ta on ovaalne ja kas mõlemad pooled on sellised samasugused. B border ehk siis eesti keeles serv tähendab seda, et kas serv on jällegi ühtlane, ehk siis kui sünnimärk on ilus ringjas, pigem on see healoomulisuse märk, aga kui sünnimärgi äärest justkui midagi kasvaks näiteks välja, et see võib olla ohumärk. C on color ehk siis värv eesti keeles, tähendab siis seda, et kas sünnimärk on kõik pigem ühte tooni. Et see ei tähenda, et sünnimärki või eri värvi olla, aga pigem me eeldame näha rohkem ühte värvi selles sünnimärgis. D diameeter tähendab seda, et eelkõige hakkab inimene aru saama oma sünnimärgi olemusest ja kõiki muid nimetajaid saab hinnata siis, kui ta on 5 millimeetrit ja suurem. See nüüd ei tähenda see, et sellest väiksem sünnimärk ei saa halb olla, aga lihtsalt kodus ise hinnata nii väikseid ei saa. Selleks peab nahaarsti juurde tulema. Ja evolution ehk siis areng, et kui üks sünnimärk ikkagi aja jooksul kiiresti on muutuv, et see võib olla ohumärk ja need on siis need põhilised faktorid. Mina lihtsustatult võtaksin kokku selle, et kui sünnimärk silmaga pooleks teha, kas ta mõlemalt poolt on samasugune. Kui ta meenutab kõiki teisi sünnimärke, on väga väike tõenäosus, et just see on halb. Ja pigem tekib see halb sünnimärk kasvaja kohe uuena. Ehk siis need sünnimärgid, mis inimesel on mitukümmend aastat olnud, on pigem väike tõenäosus, et need just nüüd hiljem halvaks lähevad. Oletame, et elu jooksul sünnimärgiga midagi muud toimunud ei ole, kui ainult, et ta on tumedamast heledamaks muutunud, võib-olla ka lausa märkamatuks. Kas ka see tähendab, et tegemist võib olla halva protsessiga? Ei, otseselt mitte. Illal me seda tüüpilisemalt näeme, on siuke vanus 20-30, hakkavad sünnimärgid on noorematel tumedamad ja kui see pigment liigub sügavamale nahas, siis ta kipub minema kõrgemaks, mis on normaalne, ja see värvus läheb siis seeläbi ka heledamaks ja vahel täitsa nahavärvi. Et jällegi, nagu ma ütlesin, et pigem on uus moodustis see, ehk siis kui vanemas eas järsku tekib mingisugune tume ja ebakorrapärane moodustis, see on ohumärk, aga kui üks sünnimärk eluea jooksul rahulikult nii-öelda muutub, et pigem on see healoomulisuse märk üldistatavalt öeldes. Missugused on need piirkonnad, kuhu inimene ise kas lihtsalt ei oska vaadata või ta ei tule selle pealegi, et ka seal võivad olla mõned nahamoodustised, mis vajavad tähelepanu? Igal pool võivad olla ohtlikud sünnimärgid, kindlasti on kehapiirkonnad, kus neid tüüpilisemalt leiab, aga tegelikult võib absoluutselt igas kehapiirkonnas olla siis probleemsed sünnimärki. Statistiliselt on
huvitaval kombel nii, et meestel just leiame halvaloomulist sünnimärki melanoomi selja pealt, naistelt säärte pealt. Miks see nii on, ma ei oska hästi öelda, aga nii see statistika siis on. Ja mis mina nahaarstina näen, inimesed tulevad näitama seda, mida nad ise näevad, ehk siis nägu, keha, aga vahel tulevad üllatus just selja peal ette, et inimesed ise ei näe või neil ei ole kedagi, kes neil selga vaataks. See on kindlasti siuke koht ka, kus vahel tulevad üllatused. Isegi juuste all? Isegi juuste all võivad olla need sünnimärk kasvavad melanoomid. Võib-olla jällegi harvem, aga ükskõik võib-olla silmades, võib-olla siseorganites. Kui me räägime just melanoomist, jällegi väga harv, see ei ole siuke info, mida ma tavainimesele nagu hirmujutuna räägiksin, aga lihtsalt informeerimiseks, et seda võib igal pool juhtuda. Oletame, et inimene on saanud nahapõletuse ja ta pole oma sünnimärke ka kaitsnud päikese eest. Millal võib siis olukord kurjaks minna? Kõige suuremad riskifaktorid nüüd melanoomi tekkeks, mis mina välja tooks, on eelkõige lapse eas saadud päikesepõletused, et kus inimesed kõige rohkem head oma nahale teha saavad, ongi just nooremas eas ja võib-olla oma lastele, et kaitsta lapsi päikesepõletuste eest. Sellist tegevust nagu päikese võtmine lastele ei soovita. See nüüd ei tähenda seda, et ma keelaks rannas käimise ära, lihtsalt, et tuleb mõistusega võtta. Võib-olla kui rannas olla, päikese varju all olla, ikkagi päikesekaitset ka regulaarselt peale panna, et minul on mõistetav, kui inimene muutub pruuniks, aga kui ta juba ennast ära põletab, see on juba selline tegevus, mis on ära hoitav. Ja nüüd vanemas eas jällegi väga paljudel puhkudel näemegi juba, et lapsepõlves on kõik probleemid ära tekitatud, nahk mitu korda ära põletatud, aga siiski see ei tähenda seda, et peaks jätkama püsiva päikese võtmisega või siis mõni käib solaariumis või siis mõni ei tunne üldse nii-öelda päikesekaitsekreemi ja püsivalt tuleb ainult põletustega siis nahaarsti juurde. Sünnimärkide puhul sageli kardetakse ka seda, et kui mõni näiteks on pidevalt riide all või mõne kummi või randi all hõõrumas, et siis seda võib pahaks minna ja samamoodi ka, et näiteks kui mehed ajavad habet ja lõikavad korduvalt žiletiga sisse, et siis ühel hetkel võib kogu see trauma võtta kurjama pöörde. See on selles mõttes müüt, et sünnimärki vigastades ei suurene risk, et sünnimärk läheks halvaks, nii-öelda muutuks melanoomiks. Et seda on uuringutes kinnitatud. Ehk siis, kui sünnimärk saab viga, minu soovitus on ravida ja hooldada seda sünnimärki, kanda vajadusel plaastrit, kui ta on veritsema hakanud, oodata ära, kuni ära paraneb ja ongi sellega nagu kõik. Kui nüüd sünnimärk kogu aeg saab viga, siis ma ütleks, et seda sünnimärki võib eemaldada, mitte sellepärast, et ta halvaks läheb, vaid sellepärast, et ta käib inimesele närvidele ja see saab kogu aeg viga, on valus ja sellel põhjusel võib ta siis ära võtta. Aga sellist konkreetselt meditsiinilist vajadust või hirmu me ei tunne ja ei taha ka sisendada, et trauma ei suurenda riski, vaid lihtsalt kui ta on kogu aeg traumat saanud, siis lihtsalt oleks hea, kui inimesel endal on hea, kui teda seal ei oleks. Suur tänu, tohtor Oliver Taul tänase intervjuu eest ja me tegelikult räägime nahatervise teemadel veel ka lähitulevikus, siis muuhulgas saame teada, missugused on need tüüpilised probleemid, mis erinevalt east nahaarsti juurde inimesi viivad, missugused on need müüdid, mida võiks ümber kummutada ja mida arvab nahaarst erinevatest iluprotseduuridest ja nii-öelda imet tegevatest kreemidest. Kuulmiseni!